Tere hommikust! Täna on siis veebruarikuu reede käes, 6. jaanuar ja ma otsustasin siis ette lugeda, kuna ma lähen täna lõunast ära Pärnusse ja tagasi tulen pühapäeval, et ma arvan, et ma ka pühapäeval ei saa lugeda. Ja siis jääb liiga pikk vahe nagu sisse, siis ma mõtlesin, et ma loen teile täna ikkagi edasi. Nii, humanoididest lugesime siis viimasti. Nii, humanoidid püüavad teadlikkust vältida. Ma loodan, on see peatükk. Jah, nii. Humanoidid on niivõrd agarad end arvustama, et neil on tavaks pöörduda alkoholi või uimastite poole, püüdmaks kahandada või välja lülitada nende arvustuste mõju. Sellest pole kasu. Humanoididel on ka suur vaimne teadlikkus ning nad suudavad tabada kõigi teiste mõtteid, tundeid, emotsioone, seega kasutavad nad alkoholi ja uimasteid selleks, et vastu võetud infot välja lülitada. Paraku muudab see nende teadlikkuse mitu korda teravamaks. Sellises olekus pole võimalik teadlikkusele ligi pääseda, seega arvad sa, et see meetod toimib, kuna pehmendab ajutiselt kõike, aga tegelikult ei toimi see üldse. Kui kedagi nimetada inimeseks, ei tähenda see, nagu neil poleks vaimseid võimeid või ainulaadseid andeid, mis neid elus aitavad. Inimest ei saa võrdsustada rumala või lolliga. Paljud selgelt nägijad, astroloogid ning tarokaartide ja aurade lugejad on inimesed. Nad lihtsalt lähenevad asjadele inimeste vaatenurgast, ehk teisisõnu, arvavad nad, et kõik teised eksivad. Sinu arvamus on vale, nende oma õige ja sina peaksid need sellest lähtuvalt muutma. Humanoidina usud sa seda ja eeldad, et kuna nad väidavad, et neil on õigus, siis on neil ka päriselt õigus, mõtled. Ehk ei olegi mul õigus. Ehk suhtun ma sellesse liiga hukkamõistvalt. Ehk ei ole minu seisukoht õige. Humanoidid, kes soovivad inimeseks saada. Mõned humanoidid püüavad meeleheitlikult inimeseks saada. Selliseid humanoide on lihtne ära tunda, sest nad muudavad end ise vanemaks. Nad näevad oma vanuse kohta liiga vanad välja. Nad püüavad end nii kõvasti oma reaalsusesse painutada, suruda, klammerduda, et tapavad end selle pingutusega. Nad kas surevad enneaegselt, vananevad hoogsalt või muutuvad täielikult. Neil on ainult ainsad 3 valikut. Võid seda pidada kurvaks, aga tegemist on ikkagi valikuga. Ja valiku osas lubamises olla on vastu tulelik tegu. Nende valik on vaid üks, huvitav vaatenurk. Miks tahad sa üritada seda muuta? Ära arva, et suudad kuidagi teisi päästa. Mis siis, kui laseksid neil olla täpselt sellised, nagu nad ise on valinud? Kui nad surra tahavad, siis on see nende valik. Tundsin üht naist, kes hoidis oma koera alati toas luku taga, sest kartis, et loom jääb auto alla. Koer vihkas linnaelu, ta tahtis vabalt maal elada, aga naine ei andnud teda ära mõnele taluomanikule. Ühel päeval läks naise poeg välja postkastist kirju tooma, aga unustas ukse sulgeda. Koer sööstis tänavale otse auto ette ja saigi surma. Koer oli valmis end tapma, sest ei tahtnud linnas elada. Kuidas on lugu humanoididega, kes tahab tegelikult inimeseks saada? Kas nemad sooritaksid enesetappu? Ja ühel või teisel kujul, nii et miks mitte seda lubada.
Kui nad pole valmis tegema valikut enda olemuse kohta, siis miks mitte lasta neil just sellist valikut teha? Humanoidid ei anna iial alla. Humanoidideks olemise juures on üks tore asi see, kui keegi ütleb, pole võimalik. Humanoidid vastavad seepeale, pean kihla, et mina suudan. Ja iga kord suudavadki nad seda teha. See on üks humanoidi tunnus. Kui keegi ütleb, et sa midagi ei teeks, pead sina seda ikkagi tegema, isegi kui see miski on vale. Ainult tõestamaks, et seda suudad. Kõik maailma suurimad kunsti- ja kirjandusteosed, nagu ka olulised leiutised, on loodud humanoidide poolt. See pole vastupidine psühholoogia, vaid humanoididele omane käitumisjoon. Vastupidine psühholoogia töötab ainult humanoidide, mitte inimeste peal. Kui öelda inimesele, sa ei suuda seda teha, vastaks see inimene, sul on õigus, pealekauba ei tahagi ma seda teha. Humanoid aga vastaks, mis mõttes ei suuda? Veame kihla, et suudan. Eks vaata ainult. See on humanoidide vaatenurk. Kui sa seda ei usu, mõtle näiteks kas või oma elule. Humanoide iseloomustab ka see, et nad ei anna alla. Seni, kui nende kehas on üks ainus hingetõmme, ei anna nad iialgi alla. See on humanoidiks olemise osa. Oled sa kunagi ühel või teisel moel püüdnud alla anda? Kas piiritu olend üldse saab alla anda? Ei, mitte seni, kui sul on hing sees. Inimeste ja humanoidide suhted. Humanoididest naised ei taha kodus istuda ja laste eest hoolitseda. See on nende jaoks liiga igav. Enamik humanoididest naisi vajab oma elus vähemalt 3 meest, kes täidaksid nende isiklikud vajadused. Ühte meest on vaja seltskonnaeluks, teist peresündmusteks ja 3. õhtu veetmiseks, teleka vaatamiseks ja popcorni söömiseks. Mõistagi saaks naine seksida kõigi 3-ga. Mõne naise jaoks oleks kasulik omada veel 2 meest, üks kellega tantsima minna ning teine kellega näiteks metsa vahel jalutamas käia. Pöörane on mõelda, et kõik selle võib leida ühelt ainsalt mehelt. Humanoididest mehed täidavad suhtes pesalooja rolli. Neile meeldib elada toredas, rahulikus, lahedas ja korralikus kodus. Neile meeldib elada kohas, mis on neile sobiv ja meeltmööda. Humanoididest naistele on öeldud, et nad peaksid olema toetavad ja hoolivad ning nende roll on meeste eest hoolt kanda. Kas teile humanoididest naistele see mõte tegelikult ka meeldib või tahate meelsamini öelda? Mine tee endale ise süüa. Olen täna kõvasti tööd teinud, nii et korista oma asjad ise ära. Ma ei taha su pesu pesta. Võiksid seda ise teha. Humanoididest naisena võiksid endale soovida meest, kes on valmis sinu heaks naise rolli täitma. Mida oleks vaja selleks, et kohtaksin meest, kes oleks valmis minu eest hoolt kandma? Sa ei pea isegi temaga suhtes olema. Mis siis, kui tahaksid oma ellu lihtsalt kedagi sellist, kellega koos oleks lõbus aega veeta või seksida? Inimestest naised on aga teistsugused. Neil on selline vaatenurk, et mehed peaksid alati kõiges nende sõna kuulama. Inimesest naise jaoks tähendab mehe toetamine ja temast hoolimine seda, et meest tuleb kritiseerida, tema otsuseid valeks tembeldada ja seejärel temalt seksi nõuda. Kas see pole mitte pisut ülekohtune? Isegi siis, kui olime inimestest naiste kohta kogu eelmainitud teada saanud, et ei uskunud me teiniga, et see ka paika peab. Kuid siis nägime telekast ühte ajakirjandussaadet, mis kajastas 2 inimestest perekonda, mis pidid esindama abielupaari seksielu. Ühel paaril oli 3 last, teisel 2 ning mõlemad naised olid vihased oma meeste peale,
sest viimased ei tahtnud naistega enam seksida. Esimeste vaatenurk on selline, et igas peres peaks olema 2–3 last. Seejärel tuleks seksimine lõpetada. Kõnealuses saates näidatud peredes lõpetasid mõlemad mehed oma kaaslasega seksimise, kui olid saanud 2–3 last. Mehed ei pidanud oma naist enam veetlevaks. Nad olid ainult nõus masturbeerima, aga mitte naisega seksima. Naised aga olid kriitilised, õelad ja vastikud ning imestasid, miks mehed nendega magada ei tahtnud. Me avastasime humanoidide puhul ühe huvitava asja, nimelt on nad valmis seksima lõbu pärast, samas kui inimesed seksivad üksnes laste saamiseks. Humanoidi jaoks pole olemas sellist seksi, mis on mõeldud tüli lõpetamiseks. Selline asi on omane vaid inimestele. Kui naine arvustab oma humanoidist meest ja loodab seejärel veel temaga voodisse minna, siis tabab teda pettumus. Mees on vihane veel vähemalt 3 päeva pärast arvustamist. Jõuline ja agressiivne seks pole samuti humanoidide jaoks mingi teema, küll aga erutab see inimesi. Humanoidide vaatenurk seksimisest on umbes selline. Kaua ja aeglaselt. Kiiret pole, eruta mind, lase mul sind erutada. Vaatame, kas saame kõik mahlad kenasti voolama. Inimestest naised tahavad, et mehed nende heaks kõik ära teeksid. Nad ütlevad selliseid asju nagu, tee nii, nagu mina ütlen ja ma ei saa aru, mis sind häirib. Lõpeta aja raiskamine kõigi nende veidrustega, mida sulle teha meeldib. Istu maha, vaata jalgpalli, joo õlut ja ole õnnelik. See on inimesest naine. Humanoidist naised aga tahavad seiklusi. Kui nad seiklusi kogeda ei saa, siis nad paikseks jääda ei taha. Kui sa oled koos humanoidist naisega, julgusta teda välja laia maailma minema ja enda heaks midagi tegema. Siis tuleb ta tagasi tõeliselt õnnelikuna selle üle, et saab sinuga pikaks ajaks koju jääda. Humanoidist naistele meeldib maailma vallutada. Sellise naise mees peaks oma kaasa iga päev tööle saatma sõnadega. Kas teen sulle hommikusöögi valmis, enne kui maailma vallutama lähed, kullake? Naine arvab seepeale, et oled parim asi maailmas. Kui ta koju jõuab, ütleb ta sulle, tule nüüd siia, kallis, kuid elu pole sugugi nii rõõmus, kui püüad naisele tõestada, et oled konkurentsivõimeline. Meestele on öeldud, et nad peavad olema pealetungivad, aga kas nad on ka päriselt sellised, mitte omal valikul. Humanoididest naistele meeldib kehastada halba võmmi ja karmi tegelast. Humanoididest mehed oskavad jälle kehastada head võmmi, vastutulelikku sõpra ja tasakaalustajad. Kas oled valinud inimese, kellega suhtesse astuda? Kui abiellusid kellegagi, kes on olemuselt inimene ning neil sünnivad lapsed, siis sünnivad nad humanoididena. Mingil hetkel hakkavad nad lihtsalt inimeste reaalsusele vastu. Selline jutt oli siis nende humanoididega. Nüüd ma mõtlen, et nüüd see humanoidide teema sai ära ja siis tuleb täiesti uus 9. peatükk, kuidas on lood armastuse, romantika ja abieluga. Mõtlen, kas ma seda loen või jätan selle järgmiseks korraks. Tegelikult on siin vähe teksti. Ma ikkagi alustaksin. Kuidas on lood armastuse, romantika ja abieluga? Humanoidid on esimese suurusjärgu romantikud. Nad armastavad kogu seda tunnete tulva, mis kaasneb võrgutamise, tantsimise, üksteisele silma vaatamise, maheda küünlavalguse käes veini joomise, käsikäes jalutamise ja pikkade tähendusrikaste vestlustega. Paraku loovad humanoidid alati sellise suhte, kus romantika on nende jaoks ainus meeldiv osa. Nad naudivad romantikat ja mõtlevad
võib-olla peaksin ma selle inimesega igavesti kokku jääma. Humanoidi jaoks on raske säilitada pikaajalist monogaamset suhet, sest nad tüdinevad sellest kiiresti. Kas sul on olnud suhet, mis muutus mingil hetkel nii igavaks, et kartsid lausa surma, kui oleksid suhtesse edasi jäänud? Kuid sina ei tahtnud endale tunnistada, et oled suhtest tüdinenud ning püüdsid leida mingit viga enda vaatenurkast ja üritada mingil moel romantikat taastada. Ühepoolse armastuse romantika. Klassikaline romantiline armastuslugu kujutab tavaliselt ühepoolset armastust. Kas võtad omaks ühepoolse armastuse idee, nagu see oleks ka sinu puhul tõsi? Kas armastad ainult neid, kes sind vastu ei armasta? Kas keeldud vastu võtmast armastust neilt, kes on valmis sinu eest oma elu andma? Seda tähendabki romantikuks olemine. Romantik arvab, et asjad peaksid olema nii, nagu tema neid ette kujutab, mitte nii, nagu päriselt. Oled sa lugenud või vaadanud armastuslugusid, kus kõik tegelased lõpuks teineteist leiavad ja kõik lõpeb hästi ning seepeale nutma hakanud, sest niimoodi peaks sinu arvates asjad käima, olgugi et tegelikult need nii ei käi. Kas püüad elada nii, et kõik laheneks samamoodi nagu mõnes armastusromaanis või filmis? Humanoidiks olemise probleem seisneb selles, et sa usud romantikasse, sest arvad sisimas, et niimoodi peaksidki asjad käima. Kuid selle asemel, et olukorda vaadates öelda, olgu see küll kuidagi teoks ei või saada, kus peitub siin vale, ütled sa hoopis. Kui ma lõpuks kõik õigesti teen, lahenevad asjad just nii, nagu peaksid. Mul on ainult vaja rohkem pingutada. Rohkem pingutamisest ei ole aga kasu. Elus on vaid üks asi, mis peaks käima raskelt ja selleks pole sinu pingutused. Mis on armastus? Mida öeldakse selle all? Mõeldakse? Kui öeldakse, ma armastan sind, kui palju definitsioone on sõnal armastus? Rohkem kui miljard. Tõenäoliselt küll. Mida kuuled sina, kui keegi ütleb sulle, ma armastan sind? Mida nad ütlevad? Kas sul on sellest aimu või kuuled sa ainult seda, mis sobib sinu arusaamaga armastusest? Inimeste sõnad ei väljenda alati seda, mis on nende jaoks tõsi. Mu endisel abikaasal oli kombeks öelda, ma armastan sind rohkem kui siia kala. Ma armastan sind rohkem kui kedagi teist maailmas. Kuigi ta arvustas mind, ütles õelaid ja vastikuid asju ning vältis hoolikalt vähimalgi määral mu toetamist. Kõike seda õigustas tema väidetav armastus, kuid see oligi tema jaoks tõene. Sest just selleks ta armastust pidaski. Ta uskus, et tema vanemad armastasid teda, kuigi nad olid õelad ja vastikud, ega toetanud seda kunagi. Probleem seisnes selles, et isegi kui keegi on sinu vastu väga õel ja hoolid sa temast siiski. Isegi kui ta käitub sinuga pidevalt õelalt ja vastikult, hoolid sa temast. Võid seda küll teha tahtmatult ja arvata sealjuures, et lihtsam oleks end sellest inimesest eraldada. Aga sinu puhul see ei toimi, sest hoolimine on sinu või humanoidi loomuses. Mis siis, kui loobuksid armastusest ja asendaksid selle tänutundega? Tänulikkusega ei kaasne mingit arvustamist. Armastusega võib arvustamine küll kaasas käia, aga tänutundega koos ei saa esineda mingit arvustamist. Võid olla tänulik isegi mõnele valetajale. Sa ei arvusta fakti, et nad valetavad, vaid üksnes teadvustad endale seda. Ma võin olla tänulik valetajate eest, sest tean alati, et nad mulle valetavad. Ma ei oota neilt, et nad mulle tõtt räägiksid. Olen tänulik nende valeliku iseloomu eest, sest tean, et ei pea neid usaldama. Ma ei pea pimesi uskuma, et nad mulle tõtt räägivad. Kui sa kellegi vastu tänu tunned, aitab see su olemusel avarduda.
Kui sa kellegi vastu armastust tunned, võib see tekitada arvustamist. Metafüüsilises kogukonnas räägitakse sageli tingimusteta armastusest. Tingimusteta armastus saab aga esineda ainult seni, kui sa ei tee midagi valesti, sest siis muutub su tingimusteta armastus vägagi tingimuslikuks. Ta ei pea olema oma emotsioonidest lähtuvalt. Enamik inimesi püüavad oma armastust tõestada suurte emotsioonide näitamisega. Ma olen imeline partner, sest mul on sinu vastu nii tugevad emotsioonid. Mida see tähendab? See on alati tõestuseks, et emotsioonid on sinu olemusest tähtsamad. Mis siis, kui oleksid lihtsalt tänulik nende inimeste eest, kes su ellu on tulnud? Püüa öelda, ma olen sinu eest tänulik. Olen tänulik selle eest, kes ja mis sa oled. See ongi tõde, mida sa väljendad iga kord, kui ütled, ma armastan sind. Kui sa ütled lapsele, et oled tema eest tänulik, siis mõistab ta väga hästi, mida sa sellega öelda tahad. Kui sa ka ütled, armastan sind, ootab ta sellele järgnevat laksu, sest iga kord, kui vanemad last karistavad, kuuleb tema. Ma annan sulle laksu seepärast, et sind armastan. See tekitab lapses segadust, mitte armastust. Vaat sellised lood. Aga ma arvan, et ma selle koha peal jätan küll katki. Ja siis vaatan, millal ma jälle levissan olla. Aga ma arvan, et esmaspäev. Et siis ma olen tagasi ja loen teile jälle. Aga seniks siis ilusat reedet ja mõnusat nädalavahetust. Olge hoitud ja armastatud.